Sauluse põgenemine Damaskusest. Kõik, kes Sauluse jutlusi kuulsid, ehmusid ja ütlesid, eks see ole seesama, kes Jeruusalemmas kiusas taga Jeesuse järelkäijaid ning kes on siia tulnud selleks, et neid järelkäijaid kinni siduda ja Jeruusalemma viia. Saulus aga jutlustas järjest tulisemalt, tõestades, et Jeesus on Kristus ehk Messias. See võttis Damaskuse juudid nõutuks ning nad otsustasid Sauluse ära tappa. Saulus sai aga nende kavatsusest teada. Linnaväravates oli päeval ja ööl valve, et Saulust katsel linnast lahkuda kinni võtta. Damaskuse kristlased hankisid suure korvi ja lasid sellega Sauluse öösel mööda linnamüüri alla. Nõnda lahkus Saulus Damaskusest ja läks Jeruusalemma. Seal püüdis ta liituda usklike hulgaga, kuid kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on kristlane. Siis viis üks mees, kelle nimi oli Barnabas, ta apostlite juurde ja jutustas, kuidas Saulus oli teel kohanud issandat, kuidas issand oli Saulusega rääkinud ja kui julgelt Saulus oli Damaskuses kuulutanud Jeesuse nime. Pikapeale võtsid nii apostlid kui ka kogudus Sauluse vastu kui venna. Hiljem sai Saulusest apostel Paulus. Tema elu sihiks sai jutlustada Kristusest ja võita paganlik maailm elavale Jumalale. Apostel Paulus kirjutas palju kirju mitmesugustes linnades asunud varakristlikele kogudustele. Need kirjad on kirjutatud Piibli Uude Testamenti. Ühes oma kirjas ta kirjutas, kõik, mis mulle kunagi oli väärtuslik, olen ma heitnud ära Kristuse pärast. Jah, kõik muu on väärtusetu Jeesuse Kristuse tundmise kõrval, kelle pärast ma selle kõik olen minetanud, et omada üksnes teda ja olla üks temaga. Ja ma tean, et ma ei saa päästetud käsu varal, vaid üksnes usu kaudu Kristusesse Jeesusesse. Piiblist loeme sellest Apostlite tegude 9. ja Filippi kirja 3. peatükist.